Olen Tamariinis, Mauritiuse Valgete linnas. Siin on soolatööstus, siin on basseinid, mis peaksid olema soola täis. Kuid praegu on tühjad, sellepärast et praegune kuiva hooaeg, mis kestab aprillist oktoobrini, ei ole üldse kuiv. Te näete, kui palju siin vett on ja see on nüüd erakordne aasta, sellepärast et on tulnud nii palju vihma, et soola aurustamist ei saagi teostada, sest sool lihtsalt ei kuiva ära. Tuleb aina uusi tsüklenid ja uusi paduvihmasid. Nii et kui siin on arusaamatult palju hooaja vilju, mis peaksid kasvama küll aasta läbi, aga nad ei kasva millegipärast, siis ka soola aurustamine sõltub aasta ajast, nii et ei ole soola see aasta. Nüüd räägime toitumisest, mitte söömisest. Siin Mauritiusel on väga väike valik puuvilju, kuigi kliima on väga soodne, troopiline, siin võiks kasvada nagu enamus vilju maailmas, mis te teate, võiks siin maha panna. Muidugi need, mis kuumust päris ei talu ja mis ei talu päris niiskust. Siin tatleid ei kasvatata, sest ilmselt on kliima tatlipalmidele liiga niiske, nende juured lähevad mädanema. Eks neid taimi on veel, kui agaavid, kõrvataimed siin kasvavad. Millega pärast on olukord sarnane Brasiiliale. Poed on täis ülemaailmsete korporatsioonide mürgimöga. Inimesed ostavad seda kõike ja puuviljad on poes väga kesise valikuga. Poes müüakse ka puuvilju, kohalikke enamuses. Aga jah, toitu siin nagu sellised toorest salatite valikut, juurvilju, puuvilju, aedvilju saadaval on väga vähe. Ja seetõttu ma imestangi, et kuidas on võimalik elada sellise kliimaga kohas, kus tõesti on nagu loodus andnud kingituse inimestele kõik kasvatada. Kasvatada mingit käputäit valikut vilju ja tuua sisse siis õunu Lõuna-Aafrika Vabariigist ja kõike muud igalt poolt mujalt, apelsinne kuskilt, kes teab kust, pirsikuid ka mitte kohalikke ja süüa siis saia, süüa siis piima, piimatooteid, Pringles krõpse ja kõike muud sellist, minu jaoks on see arusaamatu. Ja kui me käisime eelmine aasta Brasiilias, vaatasime seda Brasiilia toiduvalikut, siis ma ütlen, et ega siin Mauritiusel see valik ka parem ei ole. Inimesed on siin ka sellised tötsakad, mitte küll nii palju nagu Brasiilias, aga on palju ülekaalulisi puinnikõhte, nagu me juba teame. Igal juhul siin puudub toitumiskultuur, see on ära hävitatud nende brittide poolt, kes kogu maailmas siis seda hävitustegevust läbi viivad. Ja ma ütlen, et ka restoranis ei ole mul mitte midagi süüa. Meie siin hommikusöök koosnes mürgistest õunaviiludest, kohalik analüüs eriti olnud ja sellepärast me juba täna loovusime hommikusöögist, sest süüa GMO maisikrõpse ja Lõuna-Aafrika Vabariigist toodud mürgised õunu ei ole mõtet. Igatahes parime kokk siiamaani, kes siin on olnud siis Vanessa, meie hindussõbranna ja minu kallis tütrike Kaisa, kes tegi mulle salati. Salat on ehe, palju matsekam kui restoranis. Nii et ma tahaks tegelikult öelda inimestele seda, et ei loomulik toit ei ole see, mida müüakse siis spaarides, supermarketides, sest see moonutab inimesi, tekitab neile siis ebaloomulikud kehajooned, tekitab haigused. Meie loomulik toit on siis see, mis kasvab džunglis. Aga inimesed ei tarbi seda, on sellest võõrdunud. Nii et mida teha? Püsige loomulikena, olge looduses ja sööge seda toitu, mida päike pakub, mitte seda, mida pakub tööstus, need korporatsioonid, mis üle maailma müüvad täpselt sama mürgimöga, teevad tohutud käibeid, on tohutult rikkad ja mürgitavad tohutul määral inimesi. Siinsed restoranid muideks pakuvad kõik enamuses roogadest suurt lihavalikut. Siin on omapära, et hindud ei söö loomaliha ja moslemid ei söö sealiha.
nii et siin tegelikult on siis rõhk pandud kanadele. Väga palju on kanalaid ja käib massiline kana tapmine, sellepärast on restoranis igal pool peaaegu pakutavad kanaroad, on ka kala. Aga sellist taimetoitu on tegelikult vähe ja muidugi seegi, mis seal on siis ma ütleks, et mitte suures valikus, mitte parim. Aga mis tegelikult on siis? Kogu see lihatööstus on pettus ja kõik mehed, kes arvavad, et nad nüüd peavad liha sööma, siis mina ütlen, et see on teil lihtsalt üks teadmine, mis on peas, mis tuleks välja heita, sest liha tummistab lihaseid, teeb keha jäigaks, tekitab kusihapet, lõhub liigeseid, loobudes sellest võõradest surmadest toitumisest. Tegelikult inimene puhastab ära oma keha halvast energiast, keha muutub paindlikumaks. Kui nüüd tarbida mahedat toitu, siis lihased ei kallerdu enam ära külmaga ega ei ole mingeid lihaselebendeid, mingeid liigese traumasid. Muidugi kui loobida saia söömisest ja värmist, tegelikult taimne toit on ainuke valik, et üldse tervena püsida. Ja siin kuumuses on muidugi jällegi üks suur butafoor ja see, et saab kuuma rabanduse, ei saa. Juues vett, kõikide Coca-Colade, Sprite'ide, Fantade, suhkrumahlade, tervislikke suhkrumahlade asemel juua puhast vett. Ei teki kuuma rabandust, veri on vedel, loobudes margariinisaiast ja kolesterooli küllasest söögist, juumist veresooned, veri käib ringi. Kui veri käib ringi, ei teki kunagi rabandust, kuumas, külmas, kus iganes, inimene kohaneb. Ja lihtsalt kogu meie elu sõltub meie taldrikutäitest, kui me suudame ükskord aru saada, et me oleme niivõrd võimsad, me suudame kohaneda külmaga, väga palavaga, minestamata, kokku kukkumata, rabandusi saamata, siis tegelikult on see hea ja ainuke viis elada reipana varavalgest hilse õhtuni, olla tegus nii külmas kui kuumuses, on elada loomulik elu, tarbida loomulikku toitu, vältida neid supermarketeid korporatiivse mürgimööga söögiga ja tulge kui iganes. Igal pool saate hakkama, igal pool teile meeldib, teised kohanete. Keha on niivõrd puhas, niivõrd loomulik, niivõrd toimiv. Aga lähme nüüd supermarketisse ja vaatame, mida seal tegelikult müüakse. Lähme Flick & Flacki kohalikku supermarketisse ja vaatame, mille siin müüakse ja te veendute, et siin on müügil täpselt sama mürgine möga, mis üle maailma igal pool on. Nagu näete, on siin müügil laiskrõpsud, täis naatriglutamaati. Siin on Kinder Buenad, siin on M&M, siin on Snickersid, Bounty'd, Marsid, kõik täis sojalitsetiini, taimerasvu. Kohal on Nescafe ehk siis kompanii, mis ostab kokku maailma mageveallikaid, teeb GMO seguga kohvisid ja igast muud GMO mürgisööki segab kokku. Siin on kohal Pringles, jällegi mürgikrõpsud, üle maailma on nad igal pool müügil. Luu, kohtame seda Euroopas pidevalt, on Maggi ketšupid. On need samad nive mürgikreemid, mida naised määrivad omale peale, mis tekitab väga suures ulatuses vähki. On sünteetilised vitamiinid, mis ei omastu. Kahju, et inimesed neid ostavad. Aru ei saa sellest. Sama nive päikesekaitsekreemid, nahavähi tekitajad. L'Oreal mürgine kosmeetika jälle. Samad Colgate'id, fluoriidiga hambapastad.
jah, et Pantene šampoonid ja muu jamadus siin. Nii et tegelikult ei ole mingit vahet, kus maailma otsast te olete siis Euroopas, Aafrikas, Lõuna-Ameerikas või Aasias, Uus-Meremaal, igal pool ma olen näinud täpselt sama möga, sama mürgitooteid, samad kaprisonne, suhkrumahlad tekitavad suhkruhaigust ja hapendavad keha, vähitekitajad, lastele siis väga hea tervise hävitamise allikas, kus pole ühtegi vitamiini. Mr. Proper, jälle kemikaalid, ajaks tuntud tooted kõik ja kujutage ette, milline on käive nendel inimesi hävitavatel kompaniidel, korporatsioonidel, näete pedigree, GMO, jahu täis söögid jälle kõik. Nii et viskas tegelikult ei ole mitte midagi rõõmustavat kosta, sest loomulikku toitu siin oli väga vähe. Enamus on selline korporatiivne mürgine möga. Et jah, kurb. Ja muidugi 7-upid, Fantad ja Coca-Cola. Õlled on ka, vaadake. Stellar. Siin oli Tuborgit, ma nägin kuskil. Nii et Liptoni mürke täis, kunstvärveid, kunstmagustajaid, muud jama täis, teed, Mirinda, limonaadid. Noh, kas keegi arvab, et need korporatsioonid ei teeni siis raha või? Turg on üle maailma. Ja alkohol. Samad pagardid. Tooted korduvad ja korduvad. Martiinid. Noh, minge kui tahate. Igal pool täpselt sama jamadus. Täpselt sama jamadus. Siin on Heinz. On Mängi. Ja on rikkalik arahvisi valik. Arahvis on teadagi väga mõttetu pähkel, mis ei olegi pähkel tegelikult ja on tegelikult kahjulik. Ei soovita süüa kellelegi arahvisi. Sööge varem kõiki muid kallimaid pähkleid kui arahvisi. Ja muidugi meie kõikide lemmik jutumärkides Elloksi maisi GMO krõpsud, mida mitte kõik, aga suur osa inimesi oma lastele hommikugi söögiks pakub kui tervislikku toitu. Ka Nestle GMO krõpsud on siin. Nestlet me nägime enne juba, aga noh, inimesed, nii et näete, kui suure ulatusega on need korporatsioonid, mis meid hävitavad, nende haare on niivõrd suur, käibed niivõrd võimsad ja kasumid tukküpsised niivõrd tootvad, et nad lihtsalt teenivad. Nende pealt, kes ennast hävitavad, endid hävitavad väga suurt raha ja suudavad siis ostama lubasid, müügilubasid, maksta siis altkäemakse ja ürgitada maailma siis igal pool, kus iganes, kuhu iganes te lähete, igal pool saate tunda nende mürgist haaret. Ka Haribo on siin. Tere tulemast! Tere tulemast mürgimaailma! Kuidagi on siin müügil ka vanilje, mis on siis väga odav ja loomulik. Ja vanilje on siin, näete, selle ma ostangi nüüd, maksab ainult 10 eurot. 10 eurot vanilje eest ja loomulik toode, kohapeal toodetud, nii et 100% naturaalne. Näete, Magnumi jäätis, Hollywoodi nätsud, Oreo küpsised,
jah, ja needsama Dairy Milk šokolaadid ja Nico. Sama korporatiivne mürk, mis igal pool. Pilt on masendav. Ja muidugi Red Bull, mida ma praegu alles märkasin. Jah, ei valita riiki ega nahavärvi ega rahvust ega rassi. Hävitustöö käib kõikjal ja korporatiivsed hiiud teenivad raha siis selle pealt, mida tegelikkuses süüa üldse tohikski, teenivad seda igal pool üle maailma. Pakuvad tööd siis medkorporatsioonidele ja aina suurenevas ulatuses. See on tegelikkus. Selline oli siis paar see kaubanduskeskus siin. Ka muud keskused on olnud samasugused, on olnud erinevad valikuid. Mõnda korporatiivset sööki ei ole, on mõni teine. Aga jah, maailm on selle täis igal pool. Kuhu lähete, igal pool kohtate täpselt samu tooteid. Täpselt samu. Ja me oleme Flicken-Flacki rannas, on pühapäeva õhtu ja rahvas on kõik siin puhkamas. Kohalikud on hõivanud ranna enamuses. Nad saabuvad siia siis saare keskelt suurematest linnadest. Ja praegu on just õhtune aeg, on hea, päike enam ei kõrveta, on soe ja saab rahulikult ujuma minna. Seal taga on muidugi pilv, võib-olla tuleb üks saamakas vihma jälle, üks tõsine tropiline saamakas. Aga loodame, et jõuame ujumas ära käia ja tegelikult on vihmi, nii midagi tee. Kaamerad ainult saaks peitu panna. Käib melu, õlle joomine, ujumine, suitsu tegemine. Ma polegi näinud sellist rahvamassi siin veel. See on nagu selline rekordpäev. Sargipähiti on see rand tühjem. On turiste küll näha, aga sellist kohalike massi siin ei ole. Sest on töö. Aga vesi on siis tõesti soe, vette võib minna ja jäädagi vette, sest palju see temperatuur võib olla, 28. Jaa, nagu supis oleks või? Kohas oli 28 kraadi, ma arvan, et see oli sama soe, et võidki vette jääda, sest kui ta on 20, siis ta ikkagi mingi aeg saab välja tulla. Aga 38 kraadi vesi on nagu vannis juba, et ligune kaua tahad. Korallidest siin muidugi puudus ei ole, sellepärast et vees ja siin kaldal igal pool on koralle. Valige, millist tahate. Siin on palju. Mõni on päris kena olnud. Sai kottimatult ka. Me alusime koos pilti teha ja läksime ühe noorbari juurde ja kujutage ette, me jutusime soomlaste otsa, mis rääkis soome keelt ja kui ma neile pärast pildistamist ütlesin kiitos, siis nad olid üllatunud, et oi, soome keeles, te olete vist Eestist, siis mõtlesime, et oleme küll, jah. Aga näete, kohtab soomlast igal pool, nagu ka tegelikult sageli kohtab eestlast igal pool. Nii et maailm on väike ja meid on tegelikult palju. Rändame palju.
chemtraili auru välja. Ja nüüd on siin turbulents, läksin taha otsa, et saaks kuuma ette võtta, mulle öeldi, et isturu maha, ohtlik on turbulents. Mis puudutab ohtlikkust, siis tegelikult ma nägin Mauritiusel, kui saamatuks on tehtud inimene. See tuli vihm hommikul ja me sõitsime autoga siis Roosparki, kus on siis selline mägirada, saab käia, seal olid väravad ees, see park oli kinni pandud ja seal liikus üks turvafirma auto, me küsisime, et miks parki saab minna, öeldi, et ohtlik on. Ja oht seisnes siis selles, et tee on märg. Turist, see kohmakas, see mädajalgne, see saamatu turist võib komistada, kukkuda, libastuda ja saada haiget. Ehk inimesi peetakse nagu tõesti nagu mingeid kohmakaid, pakse põrssaid, terve tupse, kes tegelikult on kaotanud nagu enesekindluse ja kes igal pool, kus pole enam sirge tee, võivad libastuda, kukkuda ja pooleks kurduda. Nii et tegelikult inimud on nii alla käinud ja need igast turvanõuded on nii üle võlli keeratud, et mina nagu imestangi, et miks inimene on muutunud nii saamatuks, et igal pool on nii suured ohumärgid, nii suured etteots sobinõud, et ka praegu pole mingit turbulentsi, aga ma pean istuma, sest äkki mõni ennast vinnipuhiks, paksuks vinnipuhiks söönud inimene võib komistada ja kukkuda. Aga inimesed, toitage loomulikust toidust ja näidake, et me oleme palju võimsamad ja loomulikumad, et me võime käia ringi vihmaga, võime käia ringi igal pool ja jääda püsti ja kukkudest jääda terveks. Ehk me oleme võimsad ja turvaabinõusid võib leevendada kordi ja kordi. Nii et tahaks loomulik elu elada, tahaks vabadust ja tahaks olla sõltumatu nendest, kes on ennast söönud saamatuks, sest inimesed on väga erinevad ja erinevad on ka need nõuded, mis peaks kehtima inimestele. Selge see, et kohmakas ja vaevutaaru inimene peaks jälgima palju suuremaid turvanõudeid kui inimene, kes on väga lennukas, väga vilgas, väga reibas ja kes oskab kukkuda ja kes ei kukugi üldse. Nii et mõelge sellele. Me käisime Mauritiusel kohalikes büroodes, mis pakuvad reise, siis seal igal pool oli kaardid ja kaartide peal oli näha see peasaar, siis suuruselt teine saar Rodriguez, kus ka elab väike inimesi ja siis oli seal veel 3 väikesaart, kus ilmselt asukaid eriti ei ole ja neist üks saar oli siis Diego Garcia saar ehk Diego Garcia saar. Ma tean, et enamus pole sellest midagi kuulnud, enamus, sest sellest saarest ei räägita. Küll aga kui me sõitsime lennujaama tagasi, siis taksojuht, moslamist härrasmees teadis selle saare kohta ja ütles, et jah, et saarega nii lood nagu on. Aga ootas niimoodi, et see mõnekümne aasta eest maabus selle saare ümber Briti laevastik ja võttis saare üle. See saar kuulus Mauritiusele ja Mauritius peab selle saart siiamaani enda omaks ehk nagu eksnaine, kes on mehe vastu ära läinud, mõni armastab naist ära, siis peab ta oma naiseks, kuigi ta elab oma teise mehega. Nii Mauritius peab selle saart enda omaks, kuigi see saar võeti Mauritiusel käest ära, kaperdati. Ja kaperdati mitte kellegi muu poolt kui suure demokraatia poolt, Briti kroonitud peade poolt. Kõik elanikud, kes saarel elasid, sunniti lahkama kodudest, sunniti maha jätma kõik oma elamised, sest selle saart vajas suur demokraatia NATO armee. Nüüd on saare peal lennuväli, see ilusa laguuniga saar, mis on tõeline paradiis, kes läksid Tiki ookeani, on nüüd Ameerika sõjaväe käes. Seal ei hoolita muidugi mingist keskkonnakaitsest, loodudest, sest Ameerika kõikvõimast sõjavägi vajab tugikohta India ookeanis. Ja niimoodi jäi üks väike riigike ilma oma paradiisaarest. Olete kuulnud sellest midagi? Ei ole.
tohiks, sest suurdemokraatia varjab oma kuritegusid, nad räägivad ainult kõigest heast. Aga niimoodi see suurdemokraatia kaaperdab kõike, sõidab üle kõigest, millest ta tahab. Ei ole olemas suurdemokraatiat. Briti impeerium on üks kurjamaid asju siin maailmas ja NATO armee on üks suurimaid saatanlikke armeesid siin maailmas. Jälgi on väga palju, kui neid harjatakse, ametlikud allikad neist ei vajata, aga näete, koha peale tulles selgub palju muud. Kahju sellest teekord ka siia saarest, kahju inimesest, kes sealt sunniti lahkuma, kahju riigist, kellest see saar käest ära vaeti. Aga selline on meie elu, kõik on paugpidi pööratud. Enne kui usute ametlikku ajalugu, ametlikku uudiseid, uurige tagamaid. Laval käib näitemäng, vaadake, mis toimub kaardinate taga. Sageli need pildid on väga erinevad ja hoopis vastupidised. Süvenege elusse, nähke tegelikkust. On õhtusöögi aeg, just söögi aeg ja meile toodi siis õhtusöök eritellimise peale. Me tellisime puuvilju, ehk siis nagu puuviljatoidudest. Me toodi pluss puuvilju, toodi 2 ploomi näete, kindlasti pakitud, Lufthansa silt on peal. Toodi vesi, kuninganna Elisabethi vesi. Toodi siis pärmisai, mis on ka võib-olla poodsast võetud, näeb välja nagu mingi puuvili. Ja toodi siis puuvili, mis on või. Et me pole aru saanud, mis poodsast kasvab või, aga ju ta siis on puuvili, kui toodi. Ehk siis nemad saad aru, et või on puuvili võetud poodsast. Me saame aru teistmoodi, et või on loomtoiduline toode, nii et meie arusaamad, ajukäärud on täitsa erinevad. Süüa pole paraku midagi. Ja selle toidu oma hind on või 60 senti tuleb kokku on, jah? Ja väga kallis. Pilet on kallis sellepärast, et söök on väga kallis. Nähakse vaeva, et meile pakkuda siis toitu, aga tuuakse sööki. Kahju. Enam võib siit söömata. Selline on inimeste arusaam siis puuviljadest. Kas proovi seda ploomi, kas see hea? Proovi, jah. Palju kulub kilet jälle. Palju tekib prahti. Päris hea, mahane. Eelmised ploomid, mis toodi hommikusöögis, olid kivikavad ja lõhnatud ja maitsetud. See on mingi muus arvutuse suurem. Nii et võib-olla ploom siis on tõesti täkke läinud, aga sai ja või on küll nagu täitsa puusse vandud. Mitte poodsast võetud, aga puusse vandud. Ma peaks, et 14 tundi jagame kahega, siis üks on 7 tundi 2 ploomi küll elada, minust täitsa mõistlik. Jah, sest see õun, mis toodi, oli ka kivikõva maitsetu. Maasikad olid plastmassist. Pirn oli veel enam-vähem, aga ploom oli ka täitsa nagu mõttetu söök, nii et meie nagu selle reisi puuviljatoit on küll nii kesine olnud, et pigem on see tellimata, kui saaks tellida pilet ilma söögita, öögita ja hind oleks odavam, siis ma eelistaks seda. Vähem plastikut. Jah, iga asi on panna plastikusse. Plastik on ikka põhiasi plastik, kõik muu on siis teisejärguline siin. Ütleme, et siin on plastikut rohkem kui sööki. Prahti rohkem kui rubla eest või ruupi eest. Aga muide, me mõtlesime, et miks toodi meile võid, kui me küsisime puuvilju. Sest tegelikult ju on kitsad, kes runivad nagu igal pool nagu kaljude peal ja on need kitsad, kes runivad puu otsa ka. Mõni puu on viltu kasvab, siis kitsad on puu otsas. Ja võib-olla on siis küll mõeldud, et äkki mõni lehm on ka nagu puu otsas ja lüpsti siis lehma, kes oli läinud puu otsa, võeti piima ja siis pandigi nagu kokku, et kui lehm istub puu otsas, kui ta lüpstab, siis piim on puuvili. See on ainuke loogiline lahendus sellele, et miks tuuakse nagu lehma piima ehk võid siis nagu puuviljaga koos. Tõesti, kui lehm launis puu otsas ja tal lüpsti puu otsas, siis me saame aru küll, loogiline. Nii et puuvili, piim on puuvili, kui lehm on puu otsas.